Tere tulemast tagasi ja olemegi jõudnud nii kaugele, et saame alustada teise teemaga. Ja teiseks teemaks on, kuidas aru saada oma hetke finantsseisust. Aga enne kui liigume selle teema juurde põhjalikumalt, vaatame üle kodutöö. Kas sa said teiste inimestega kokku? Kas sa küsisid oma lähedastelt tuttavatelt sõpradelt tagasisidet enda kohta? Kas nad ütlesid sulle midagi head, mida nad sinu juures imetlevad? Miks see küsimus ja miks selline kodutöö? Sest kodutööst esiteks peaks su enesehinnang kasvama, sellepärast et teised saavad sinu kohta rääkida head. Teiseks võib sul tekkida mõni mõte ja tähelepanek, mida sa ennem ei teadnud enda kohta. Ja äkki tekkis ka mõni niuke mõte või kuulsid sa midagi sellist, millest võiks kasvada välja sinu ettevõtlus. Sest nagu me vaatasime, siis kui sa täna palgatöötaja ja alustad alles ettevõtlusega, siis alguses sa niikuinii oled ise see spetsialist. Ja milleks hakata tegema midagi sellist, mis sul hästi välja ei tule. Et siis on hea kuulda teistelt, enda lähedastelt, tuttavatelt, mida nemad tähele on pannud, sest see kinnitab või lükkab ümber selle, mida sa ise arvad. Ja see oli siis esimene kodutöö. Teine kodutöö, kuidas uudiste lugemisega läks. Ma loodan, et sa said tuttavaks nende 3 kohaga, nagu Äripäev.ee ja E24.ee ja siis Delfi majandusuudised. Need on need kohad, kus päris palju saab majanduse kohta lugeda. Kui sa ka inglise keelt oskad, siis võid muidugi vaadata ingliskeelse portaale, seal on oluliselt rohkem. Aga oht on jällegi, kuidas ma ütlen hästi seda, et saada uudiste sõltlaseks. Sest ingliskeelsetes kanalites on nii palju uudiseid, et neid võib 24/7 lugeda ja need ikka otsa ei saa. Ja 3. kodutöö, millest me eelmine kord küll ei rääkinud, aga mida ma sult iga kord eeldan, on see, et sa mängiksid vahepeal cashflow'd. Ehk kui sul on cashflow mängimine veel tegemata peale eelmise video vaatamist, siis parem on praegu panna stopp või paus ja otsida oma 4-5 sõpra, võtta välja cashflow ja mängida üks cashflow mäng. Sest me kohe lähme edasi finantsaruannete teema juurde ja kui sa ei ole kordagi cashflow'd mänginud või oled mõned korrad mänginud, siis on hea, kui sa värskendad oma mälu või õpid seda mängu mängima, sest me räägime selle mängu lehe põhjal nendest finantsaruannetest. Aga liigumegi edasi tänase teema juurde ehk finantsaruanded. Cashflow mängus on mänguleht ja sa alustad siin mängulehe ühel pool ja hiljem jätkad mängu välimise ringis teisel pool. Aga esimene poole peal on finantsaruanded ja nüüd räägikski sellest, mida need finantsaruanded tähendavad ja mida kuskilt leiab. Põhimõtteliselt on olemas 4 finantsaruannet. Cashflow mängus on nendest 3. 4. ei ole. Kohe räägime ka, miks seda seal ei ole. Aga põhifinantsaruanded on kasumiaruanne ja bilanss. Ja siis on olemas veel selline asi nagu rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne. Ja seda 4. ei olegi cashflow mängus üldse olemas. Nüüd, mida me kuskilt leiame ja kuidas meelde jätta, mis on mis? Kasumi aruanne näitab meile tulusid ja kulusid. Ja samamoodi näitab rahavoogude aruanne meile tulusid ja kulusid. Ja nad mõlemad on nagu film, nad on mingi perioodi kohta. Ei saa olla lihtsalt mingi hetke kasumi aruannet. See hetk on mingi pikkusega ja kajastab siis seda pikkust, mis selle aja jooksul toimus. Ja alati kasumiaruanne räägib meile mingi loo või rahavoogude aruanne. Ja film nagu selles mõttes, et on nagu näiteks kvartali kohta või aasta kohta või kuu kohta. Ja kasumiaruandest või rahavoogude aruandest me näemegi seda, mis siis selle aja jooksul juhtus. Mis on nende 2 põhivahe, kuigi sisu on sisuliselt sama? On see, et kasumiaruandesse jõuavad asjad siis, kui meil tekib kokkulepe. Näiteks mina kirjutan arve välja mõnele teisele ettevõttele. Ja nüüd mul tekkiski tulu. See teine ettevõte on mulle võlgu, aga kasumiaruanne näitab mulle tulu. Nüüd kas kas see arve saab üldse kunagi makstud või ei saa, see enam ei kajastu kasumiaruandes. See võib olla ükskõik kui pikalt võlgu. Kasumiaruandes on ikkagi sellel hetkel, kui me nüüd selle arve välja kirjutame, on meil juba tulu olemas. Samamoodi nagu me ostame midagi, me saame arve, kas me selle ära maksame või ei maksa, see ka ei kajastu siin kasumiaruandes. Kui ma ütlen, et ei kajastu, siis see on tegelikult üks erand. See erand on see, et kui see arve tõesti
mitte kunagi või pikka aega meile ei laeku, siis ühel hetkel me otsustame selle arve, raamatupidamises on niisugune termin nagu maha kanda ja siis ta tuleb siia kuluna tagasi, see, et see arve ei laeku. Aga väga-väga pikka aega võib meil olla väga suur kasum. Nüüd rahavoogude aruanne näitab seda sama infot, aga tema näitab sellel hetkel meile seda infot, kui raha liigub. Ehk kui on arve välja kirjutatud, siis siin rahavoogude aruandes ei toimu veel mitte midagi. Nüüd, kui raha laekub, siis meil tekib tulu siia rahavoogude aruandesse. Ehk ta näitab meile raha liikumist. Nüüd, mis siin allpool toimub, on veel kaks aruannet, eks ju, bilanss. Bilansis on kirjas varad ja kohustused. Ja see on nagu foto, bilanss on alati näitab ühte seisu. Kui me saame mingi hetke bilansi, siis see tegelikult ei ütle meile mitte midagi. Ja miks ta meile midagi ei ütle? Sellepärast, et me ei näe lugu, me ei näe, kas see on hea või halb, sest tekib küsimus võrreldes millega. Meil on vaja alati saada vähemalt 2 erineva seisuga bilanssi. Sellepärast näiteks ettevõtete majandusaasta aruannetes ongi alati võrdlusandmed eelmise aasta kohta. Ja siis meil tekib nagu mingisugune arusaam, et kas ettevõte on paremaks muutunud või kehvemaks muutunud finantside mõttes. Ja kõige parem siis ongi bilanssi meelde jätta fotona. See on foto ühest hetkest. Näiteks majandusaasta aruannetes on tihti aasta lõpu seisuga bilanss. See tegelikult tähendab bilanssi seisu siis 31. detsembril 23, 59, 59. Ja sekund enne või sekund pärast võis olla hoopis teine seis. Ja seetõttu on ainult foto ja seetõttu sellega tegelikult saab päris palju ka manipuleerida, muuta, saab kasutada niisuguseid asju, nagu mida nimetatakse loovaks raamatupidamiseks, et näidata mingisugust teistsugust seisu. Nüüd on veel üks aruanne, omakapitali muutuste aruanne. Ja see on ka mingi perioodi kohta, mis see omakapital tähendab, see tähendab omaniku raha mingis tehingus. Ja miks Kiyosaki seda ei ole cashflow mängu pannud, on sellepärast, et see omakapitali aruanne, see on üks illusioon. Ja miks ta on illusioon? Sest see on just kummaline, et ta nimetab seda illusiooniks, sellepärast, et väga paljud teised, kes õpetavad finantskirjaoskust ja baasfinantskirjaoskust, ütlevad, et omakapital, seal ongi sinu rikkus. Vaata, et kas sul on juba 1 miljon koos siin, kas sa juba oled rikas. Siis Kiyosaki ütleb, et see on illusioon. Ja illusioon sellepärast, et kui sa kõik oma varad ära müüd ja kõik oma laenud ära maksad, siis sa tegelikult kunagi ei saa kätte seda summat, mis siin omakapitalina kirjas on. Miks? Sellepärast, et see vara on kas ülehinnatud või alahinnatud. Et raamatupidamises enamasti asjad ei ole nende õige hinnaga. Kuigi mõnda asja võib hinnatada nagu turu väärtuses, niisugune väljend on olemas, siis see tegelikult ei tähenda ka seda, et selle hinnaga neid asju müüa saaks. Seega see on üks suur illusioon ja cashflow mängus sellepärast on Kiyosaki selle välja jätnud. Nüüd vaatame ja tuletame meelt rikas isa, vaene isas olnud kirjeldusi vaene, keskklass ja rikkad. Kui sa äsja raamatut lugesid, sul on kindlasti kõik meeles, kui sa juba mõnda aega tagasi lugesid, siis on hea see meelde tuletada. Et rikas ja vaene isa raamatus Kiyosaki räägib see sama pildi põhjal, kuidas näeb välja vaeste finantsaruanded. Vaestel on vaja tegelikult ainult ühte finantsaruannet, see on sisuliselt rahavoogude aruanne või siis kasumi aruanne. Ja neil tuleb sisse palk ja ta läheb kuludena ja välja ja ongi kõik otsas. Midagi keerukat sellel vaestel inimestel ei ole. Nüüd, mida teeb keskklass? Keskklass, eks ju, saab oma palga kätte. Nüüd, selle asemel kulutada ainult seda, mis neil on, nad kasutavad ka krediitkaarte, võtavad järelmaksu. Vaestele keegi ei anna, muidu tema võtaks ka. Aga keskklass saab kõike seda endale lubada, sest ta kasutab seda raha sissemakseteks ja suurendab kõigepealt oma kohustusi. Ja need kohustused toovad kaasa siis kulude kasvu ja ongi jälle kogu raha otsas. Nüüd, mida teevad rikkad teistmoodi või siis jõukad inimesed? Neil võib-olla on ka palk ja eriti alguses on see palk. Ja siin on mõtteviisis on küsimus rohkem. Et see, et mul ei ole siin veel all midagi ja mul on ainult palgatulu täna, see on täiesti okei alus rikkaks saamisele või jõukaks saamisele. Otsus on teine. Et meil on palk sisse või ka näiteks minul täna tulevad ettevõttele mingisugused tulud sisse, siis jah, mingi osa läheb kuludeks otsa, eks ju. Võib-olla ma kasutan ka mõnda järelmaksu mingi asja jaoks, aga suure osa oma rahast ma viin siia varade klassi ja ostan siia erinevat vara. Me kohe vaatame ka, mis need erinevad võimalikud varaliigid on.
ma ostan seda vara ja mis aja jooksul juhtuma hakkab, on see, et seesama vara siin hakkab raha sisse tooma ja hakkab siit tagasi toitma seda tulude poolt ja annab mulle üüri, intresse, mingisugust litsentsitasu, ühesõnaga erinevat passiivset tulu. Sellega me lühidalt tuletasimegi meelde, mis Rikas isa vaenlase raamatus juba ammu kirjas on. Aga vaatame nüüd üle, mis vahe on varadel ja kohustustel Robert Kiyosaki järgi. Erinevad varad, need varad, mis siis hakkavad sulle raha sisse tooma, võib olla näiteks ongi raha, mida sa saad välja laenata. Või siis võib olla väärtpaberid, mis maksavad dividende. Või siis on kinnisvara, mis toob sulle üüritulu. Siia alla ei lähe kodu. Või see kinnisvara, mida sa ise kasutad. Suvila ei lähe siia alla. Või siis on kuld ja hõbe, mis küll ei too raha sisse, aga mille väärtus kasvab siin varade rubriigis. Et sa saad lihtsalt selle kallimalt ära müüa. Või siis oma ettevõte, kui ta toob sulle raha sisse ja võib-olla ühel päeval on passiivne. Aga võib-olla mitte. Nüüd teine pool on bilansis kohustused. Ja siin tuleb aru saada, et see on jälle mõtlemisviis. Et kui me räägime mingi raamatupidajaga või kui sa ise oled raamatupidaja ja sa ütled raamatupidajale, et kodu on kohustus, siis ta ütleb, wow, no way, eks ju, kodu on ka vara. Ütleme siis nende inimeste, kes on potentsiaalne vara. Aga miks Kiyosaki nimetab see kohustuseks, sest see kodu viib raha välja. Ta põhjustab sulle igakuiseid kulutusi ja sa pead teda iga kuu toitma. Meeldis väga see väljend, ma kusagil kuulsin, et kasutati niisugust väljendit nagu, et see on nagu alligaator, eks, et kui sa talle piisavalt süüa ei anna iga kuu liha ette ei viska, siis ta tuleb sööb sõre. Et samamoodi on kodu sinu tegelikult see alligaator, keda sa pead iga kuu süüa andma. Mõndu ta tuleb ja sööb sõre, see kodulaen selle juures või kommunaalmaksed või mis iganes muu. Ja need inimesed, kes nagu sellest aru ei saa, neid meie viimase majanduslanguse ajal nägimegi, et kui nad töö kaotasid, neil sissetulekud kadusid ära, siis see alligaator realiseerus, eks ju. Ja nad jäidki oma kodust ilma. Nende kodu realiseeriti. Nüüd, mis teised kohustused on auto? Autot võetakse tihti liisingusse. Ja samamoodi sa pead toitma teda iga kuu. Üks huvitav kohustus on veel kõrgharidus näiteks. Ja kõrgharidus võib vara ka olla, aga päris paljud inimesed lähevad ülikooli, lõpetavad selle ja kunagi ei kasuta neid teadmisi. Aga mis neile jääb alles, on õppelaen. Nad on elanud need 3 või 5 või rohkem aastat laenuga. Eestis võib-olla see olukord ei olegi nii hull, et kui Robert Kiyosaki sellest tihti räägib, siis ta räägib Ameerika Ühendriikidest, sealsed õppelaenud on kordades suuremad, sealsed ülikooli õppemaksud on kordades suuremad. Ja need võlad, mis inimestele jäävad peale ülikooli õpetamist, on ka väga-väga palju rohkem suuremad. Aga õppelaen iseenesest on muidugi hea asi, sellepärast et ta võimaldab ülikoolidel küsida rohkem õppemaksu. Aga inimese poole pealt on see võib-olla väga siuke alligaator, mida on vaja väga pikalt toita. Näiteks kui ma isegi olen õppelaani võtnud 5 aastat ja mul tagasimakse periood on 10 aastat. 10 aastat ma pean iga kuu viskama talle toitu. Minu puhul õppemaksu laenumaksu näiteks 75 eurot. Iga kuu ma pean arvestama sellega, 75 eurot peab mul kontol olema, et seda laenu toita. Kui seda 75 eurot seal ei ole, siis tuleb alligaator mind sööma või selle alligaatori teine nimi on kohtutäitur või kes iganes, eks hakkab realiseerima mingisugust muud minu vara, et see raha minu käest kätte saada. Ja siis, mida veel inimesed tihti võtavad ja ilmselgelt on kohustus, on kõik võimalikud laenud, eks ju, tarbimiseks. Sest kui sa ostad endale mingi asja lihtsalt järelmaksuga, ma ei tea, suure teleka või uue arvuti või ma ei tea, mis iganes muud, mobiiltelefoni, iPhone'i näiteks, siis samamoodi sa pead iga kuu hakkama toitma neid asju. Ehk Robert Kiyosaki vaatab vara ja kohustuse vahe on sellena, et kas see asi toob seal raha sisse või viib raha välja. Ja see on mõtlemisviisis. Sest kõik need asjad, kui sa ostad raamatupidamises, tavalises raamatupidamises, nad kajastuvad ka varana. Okei, laen jääb siia poole. Ja siis tekibki see illusioon, et mu oma kapital on suur. Mu kodu on väärt $1 000 000. Viimase majandustõusu ajal 2006-2007 iga Lasnamäe korteri omanik oli miljonär. Aga kas ta selle poolest oli elu parem kuidagi? Pigem mitte. Ta ikkagi sai oma selle elas palgapäevast palgapäevani ja kui ta selle $1 000 000 korteri ära müüs, siis ta oli ka kusagil vaja elada ehk osta teine $1 000 000 korter, nii et ta lõpuks ei olnud ikka
mitte mingisugust vaba raha. Hoolimata sellest, et ta oli kroonimiljonär. Ja ma ei imesta, kui me varsti näeme euromiljonäre samamoodi, et kinnisvara hinnad ja inflatsioon teevad oma töö. Võib-olla mingi hetk on iga korteri omanik euromiljonär, aga see ei muuda jällegi nende elu. Ja sellepärast see oma kapitali osa on mul siit pildilt puudu ja Kiyosaki nimetab seda suureks illusiooniks. Ja ongi selle korraga kõik. On veel vaja üle käia meil kodutöö. Kodutööks on täita uus Cashflow mängu leht. Võtta endale Cashflow mängu karbist uus leht ja seekord mitte panna mängulehe pealt siis need andmed kirja, vaid enda päris andmed. Ja palju on siin reaalne palk, kas sul on mingi passiivset tulu, palju on sul maksukohustus. Ma siia soovitan sul panna palgana näiteks kogu palgafondi. Kus sa seda teada saad? Internetis on olemas teeb hulk kalkulaatoreid, palgakalkulaator, pane otsingusse sisse ja sa leiadki kalkulaatori, kus sa paned, et ma saan nii palju kätte, siis ta ütleb, palju kogu palgafond on. Ja pane sinna ka kogu palgafond ja siia alla kulude ja siis on maksukoht, pane sinna need maksud. See osa, mis läheb sotsiaalmaksuks, tulumaksuks, pensioniks, töötuskindlustuseks. Pane see siia. Ja siis kõik muud laenumaksed, kõik kohustused, mis sul on, ja kui sul on mingit vara, mis toob passiivset tulu või väärtpabereid või midagi muud, siis pane see siia varade poole peale. Ja järgmine kord räägime sellel teemal edasi. Nüüd teine kodutöö on jätkata majandusuudiste lugemist. Majandusuudiste lugemine ei ole niisugune lühike asi, et ükskord vaatasin ära, nüüd ma tean. Et maailmas kogu aeg midagi toimub, reegleid kogu aeg muudetakse. Ja nii maksureegleid kui muid reegleid. Ja kui sa loed ja jälgid neid, siis sul tekib mingi pilt ja sa saad aru, millest räägitakse üks asi, aga sul tekib ka mingi ettenägemisvõime. Sa saad arvata ette, mis järgmiseks juhtuma hakkab. Nüüd kolmas kodutöö on jälle mängida cashflow'd. Otsi jälle oma 4-5 sõpra, saage kokku, mängige cashflow'd, arutage, mis mängus toimus ja küsi ka teiste käest, kuidas neil kodutööga läheb, kas nad saavad oma isiklikud numbrid kokku. Kui te julgete, näidake üksteisele oma isiklikke numbreid, aga seda ei pea tegema. Isiklikud finantsid on ikkagi isiklik asi. Ja näiteks mina ka oma isiklikke finantse ei jaga koolitustel, kuigi ma olen väga avatud võrreldes paljude teiste inimestega. Aga aitäh kuulamast, ole hea, tee kodutööd ära ja kohtume sinuga juba järgmises videos.